Tere tulemast Finbyte arvekeskuse koolitusele. Täna vaatame üle, kuidas salvestada ostuarve otsingut, kuidas otsida ostuarveid filtrite järgi ja kuidas luua konteerimismalli ostuarvele. Meie kodulehe pealt finbyte.eu saate logida sisse arvekeskusesse. Arvekeskuses on alati vaikimisi näha ostuarvete vaade, kus siis on näha erinevad filtrid. Vaikimisi on alati saabumise päevi märgitud 30 ja saate seda siis muuta kuni 365 päeva. Vaikimisi on filter arvesaatja, arvenumber, saate määrata olekut ja minu otsingud on salvestatud siia. Paremal pool on nupukene detailne otsing. Selle kaudu avaneb rohkem vaateid ja teil on võimalik otsida arveid arvekuupäeva, maksetähtaja, saabumise kuupäeva, kandekuupäeva ja kinnitamise kuupäeva järgi. Samuti saate kasutada lepingunumbrit, viitenumbrit, seotud ostutellimust või hankeakti numbrit ostuarvete filtreerimiseks. Lisaks saate otsida arveid seotud arve järgi, ERP-dokumendi numbri järgi, EAN-koodi järgi ning ka arvesumma järgi. Arvesummasse tuleks kirjutada minimaalne summa ning maksimaalne summa. Veel on olemas filtrid, kus te saate määrata siis konteeringu, eksportimise järgi, saate otsida kinnitajate lõikes ning samuti leiate üles alati kõik kustutatud ostuarved. Lisaks on ka allasutuste järgi otsimine ja mustandite järgi otsimine. Kui te soovite jätta meelde otsingut ehk salvestada ostuarve otsingut, tuleks kõigepealt määrata ära filtrid, mille järgi otsing töötama peaks. Selle järgi võite siis oma arved leida. Hetkel paneme siis meie saabumise päevi 365 ja olekuks kinnitatud. Peale filtrite määramist määrate teie otsingu nime. Kinnitatud arved ja nupuga jäta otsing meelde, salvestabki süsteem antud otsingu. Kui olete kasutanud erinevaid filtreid ostuarvete vaates, võite otsi nupu kõrval kasutada nuppu taasta algseis. Selle nupu kaudu taastab süsteem kõik filtrid algseisu. Lisaks on võimalik teostada ostuarvete otsingut konto ja dimensiooni päringu järgi. Selle jaoks tuleks teil määrata konto ja või dimensioonid. Kõik antud kontodele ja dimensioonidele vastavad ostuarved ilmuvad allapoole oma nimekirja. Edasi läheme vaatame seda, kuidas me saame luua saabunud ostuarvele konteerimise malli. Selle jaoks on kõige esimene samm üle vaadata, millised on teie seadistused ja selle leiate üldinfo, arveseaded ja ostuarveseaded vaates. Liikudes seadistustes konteerimise plokki, on leitav kinnitamis- ja konteerimismallide automaatsel rakendamisel seadistused. Antud seadistus on nüüd siis vundament sellele, milline mall, kuidas automaatselt tööle hakkab. Valides ühe 5 variandist, kehtib see siis kõikidele konteerimismallidele ja ka kinnitamismallidele. Kui soovite täpsemalt teada, mida iga valik täpsemalt endast kujutab, saate selle kohta lugeda meie kodulehelt finbyte.eu, võtate tugi ja korduma kippuvad küsimused. Artiklite järgi võite otsida märksõnaga mallid ja leiate üles automaatsed mallide artikli.
Selles artiklis oleme kirjeldanud ära kõikide valikute sisud ja saate siin rahulikult mõelda ja valida sellise, mis kõige paremini katab ära enamuse teie ostuarveid. Meie ettevõttel on valitud arvesta arvelepingu numbri ja või viitenumbriga, mis siis tähendabki seda, et ostuarvel võiks siis olemas olla kas mõlemad tunnused või üks antud tunnustest, kas lepingu number, mis on korduv, või siis ka viitenumber, mis on korduv. Kui saabuvad teile ostuarved, siis vaatame kohe üle, kuidas meie teeme nendele vastavasisulised mallid. Kõigepealt võtame arve paremalt poolt tegevused ja konteering. Me näeme ära seda, et saatja on arvele pannud peale lepingu numbri, mida meie kasutame nüüd mallis korduva tunnusena. Antud arveridu meie soovime summeerida ja kõikidele arveridadele panna täpselt ühe ja sama konteeringu. Selle jaoks võtame paremalt summeeriread ja käibemaksu lõikes. Kanderidadele tuuakse alati arve pealt arveteenuskaup nimetuse kõige esimese rea nimetus. Antud juhul on see siis teenus 1. jaanuar kuni 31. jaanuar. Paremalt poolt kanderealt võtame tegevused ja konteering. Määrame arvele oma konto ja määrame ka ühe dimensiooni ja salvestame. Kandereal on nüüd olemas oma konteering ja valides uuesti tegevused on meil olemas uus võimalus nimega salvesta mall. Konteerimismalli loomisel valime meie mallitüübiks hankija ehk kõik antud hankija saadetud arved, millel on antud lepingu number, saavad külge meie loodava malli. Konteerimisviisi võtame arvepõhine, mis tähendab seda, et kõik arveread saavad meil täpselt sama konteeringu. Võtame linnukese automaatne konteerimine, mis tähendab seda, et kui arve saabub, rakendub temale antud konteerimismall automaatselt. Ja valime ka teise võimaluse automaatne arveridade summeerimine käibemaksu lõikes. Allpool olev konteerimise rida näitab ära selle, millised kontod ja dimensioonid oleme antud arvele pannud. Hetkel on siis konto 10 ja dimensioon on näha siinpool. Lisavõimalustele võib kasutada, et arvereale omistatakse teenuse kauba kood. Võime ka luua arverea jaotuse. Kuna hetkel me kumbagi neist ei soovi, me siia linnukesi ei pane. Ja salvestame. Järgmine kord, kui antud hankija saadab meile antud lepingu numbriga uue ostuarve, rakendub ostuarvele mall ning kanderida luuakse juba konteeringutega meie süsteemi poolt. Järgmisele ostuarvele läheneme samamoodi paremalt poolt tegevused ja konteering. Antud arve on saadetud meile viitenumbriga ja samuti on toodud ära ka lepingu number. Ning kui järgmine arve tuleb sama viitenumbriga ja täpselt sama lepingu numbriga, rakendub temale meie loodav mall. Allpool näeme seda, et hankija on pannud kaasa arveridadele ka mallituvastajad. Ehk need on nüüd need sinised numbrid, mis on leitavad teenuskaupridadel.
ning mille järgi meie saame siis luua arvele oma malli. Algus on sama. Kõigepealt võtame arverea paremalt poolt tegevused ja konteering. Salvestame sama konteeringuga järgmisele arvereale. Meil on siis ka vajalik kohustuslik projekti määramine, kuna see on meil seotud juba dimensioonidega. Ja kolmandale reale määrame siis juba teistsuguse konto ja dimensiooni ja salvestame. Kuna esimesed 2 arverida on meil toodud sama malli tuvastajaga, siis on neil loodud ka täpselt samasugused kontod. Ja kolmandas rida on meil toodud siis erineva malli tuvastajaga ja temale panime siis hetkel külge ka erineva konto. Edasi läheme salvestame ära malli. Tegevused ja salvesta mall. Mallitüüp on samuti meil hankijapõhine ja juba on toodud ära ka lepingu number ja viitenumber täpselt ostuarve pealt. Konteerimisviisi valime seekord arve reapõhine, kuna me soovime, et erinevad read saaksid erineva konteeringu. Valime automaatse arve konteerimise ja sellise arve juures, kus on meil ka sinised numbrikesed ehk malli tuvastajad, valime kolmanda variandi ehk automaatne arveridade summeerimine malli tuvastaja ja käibemaksu lõikes, mis tähendabki siis seda, et süsteem võtab kokku täpselt samad malli tuvastajad, millel on täpselt sama käibemaks ja summeerib nad kokku. Edasi on meil lisavalikud. Meil on võimalik võtta arverea teenuskaup nimetus. Meil on võimalik võtta malli tuvastaja. Samuti on ka siin teenuse kaubakood ja arverea summa. Antud arvel kasutame meie malli tuvastaja järgi konteerimist. Täpike on meil siis arverea grupi tunnuse juures. Siis alumine. Ja salvestame. Ja salvestame ära ka kolmanda rea, salvesta mall. Nagu näete, on meie süsteem andnud juba ette selle, et sarnane, mille me lõime eelmise arverea juures, täpselt samad konteerimise detailid on toodud ka kolmanda rea juures. Ehk et siinkohal meie midagi muutma ei hakka, vaid valime all ainult malli tuvastaja ja arverea grupi tunnuse. Ja salvestame. Teavitus ütleb meile seda, et selline mall juba eksisteerib ja kas me soovime olemasolevat malli muuta, mis tähendabki siis seda, et me tahame lisada siia ühe rea juurde ja meie ütleme jah. Me saame kontrollida ka seda, kuidas mall toimib läbi selle, kui me antud juhul summeerime arveread, eemaldame kanderead ja kasutame nupukest rakenda malli hetkel käsitsi. Ja me näeme ära selle, et süsteem on kokku pannud meile summeerituna malli tuvastajad ja käibemaksu lõikes siis sarnased read ehk 3 reast on meil saanud 2 rida, kuna ülemised 2 rida on täpselt samade malli tuvastajatega ja täpselt samade käibemaksudega. Ja järgmine kord, kui saadetakse arve, siis teeb selle töö ära juba meie enda süsteem. Kasutajatel on tegelikult võimalik ostuarvel, mis on tulnud koos malli tuvastajatega, kõigepealt summeerida read, seejärel ka konteerida kanderead ja seejärel salvestada malli juba
summeeritud ja konteeritud kanderead. Et kui on pikem arve, kus on palju ridu, kus on väga palju erinevaid mallituvastajaid ja lõpptulemusena on soovitud tuua välja summeeritud käibemaksu ja mallituvastaja lõikes kanderead, teha siis kõigepealt summeerimine, siis konteerimine ja lõppude lõpuks malli salvestamine. Läheme vaatame siis üle, kuidas siis konteerida ka ostuarvet, kus on erinevad, kus me paneme siis teenuskaup rea järgi. Selle jaoks on algus sama. Võtame tegevused ja konteering. Ja salvestame. Tegevused ja salvesta malliga saame vaadata üle ka selle, kuidas luua tegelikult valdkonnapõhist malli. Ehk et malli puhul saame siis kasutada kahte võimalust, hankijapõhine ja valdkonnapõhine, ning valdkonnapõhised mallid tuleks siis alati kirjeldada enda jaoks arusaadava nimetusega. Ja võime siis valida samuti konteerimise viisi, kas arvepõhine või arvereapõhine, ning saame siin valida erinevad lisavõimalused. Paremalt poolt vaatame korra veel seda, et kui me oleme pannud valdkonnapõhise mallitüübi, siis tegelikult seda ei saa enam teha automaatseks. Ehk et valdkonnapõhised mallid on alati manuaalselt kasutatavad. Siin me hetkel ühtegi linnukest ei kasuta. Võtame siis arverea teenuskaup nimetuse järgi ja võime siia panna siis selle nimetuse, mis on toodud ka arve, automaatselt võetud siis arve pealt. Siin on võimalik kasutada ka osalist teenuskaup nimetust, et kui te panete võib-olla 3 esimest tähte, siis süsteem otsibki kõiki vasteid, mis vastavad sellele kombinatsioonile juba arve pealt. Hetkel me osalist teenuskaup nimetust ei kasuta ja salvestame. Samuti võime summeerida arveread hetkel käibemaksu lõikes, et kontrollida siis malli rakendumist. Siit valime valdkonnapõhine ja saame siis valida juba kõikide valdkonnapõhiste mallide juurest selle õige, mida meie tahame kasutada. Kuna me panime malli ühe teenuskaupnimetuse, millele oli üks ja sama konto, siis rakendab süsteem täpselt sama konteeringut mõlemale arvereale, kuna arveread vastavad mallis toodud kriteeriumitele. Täna oleme siis üle vaadanud, kuidas luua konteerimismalli ostuarvetele ja samuti ka ostuarvete seaded. Soovitame alati meie kodulehelt vaadata üle erinevaid juhendeid. Kui teil tekib küsimusi, siis võite alati ka meiega ühendust võtta ja leiate meie kontaktid tugi ja kontaktide alt. Täname väga ja sellega on tänane koolitus lõppenud.